Sääsehooaeg on täiega alanud, eriti kui olla kuskil kas vee ääres või võserikus, nagu kalamehed, jahimehed, matkajad tihtipeale on. Ja eks nad parajad tüütused on. Sims on välja lasknud sellised riided, mis kannavad eraldi nime Pakstopper ehk et siis putuka peatajad. Ja need peaks jagu saama nii sääskedest kui ka puukidest. Nii et proovime nad siis järgi siin Eesti oludes, et kuidas nad meie sääskede ja meie puukidega toime tulevad. Üks on selge, et need riided on hästi mõnusad, et nad on sellised imekerged ja õhulised, sellised soojal suvepäeval hästi-hästi mugavad kanda ja see materjal on vastu nahkaga väga mõnus. Ja viimaseks, ta näeb ju väga ilus välja, mine või ööklubisse, kuigi ööklubisse minusugusel mehel väga asja ei ole. No sääske siin on, üks istub praegu mu põse peal ja üsna ebamugavad, aga see särk ilmselgelt ei meeldi neile, et nad lendavad siia särgi juurde, keeravad otsa ringi ja ei hakka isegi proovivad igalt poolt mujalt pükste pealt, saapaid üritavad, näkku tulevad kätte peale, aga see särk mingis süüst sääskedele ei meeldi. Siin kõrval on siis näide mu heast väiksest operaatorist, keda sääsed täiega ründavad. Nii, meil on puuk, et riided on töödeldud permetiiniga, mis ongi mõeldud eelkõige siis puukide jaoks väidetavalt ja ei pidanud meeldima ka sääskedele. Ja vaatame, mis selle puugiga siis juhtub. Kas ta üritab siit punnu panna või mis ta teeb. Kukub pikali ja ei saa enam püsti. Sääsk ei hakanud isegi proovima. Puuk on jah omadega suht kas sassis või midagi, et ta kukub pikali maha, jääb selili, siis tükk aega pusserdab. Ei tea, kas nüüd saab veel püsti või on need tema viimased tõmblused. Puukidele see permetiiniga töödeldud särk ilmselgelt ei meeldi, et see puuk, kes mul siin käe peal on, see on põhimõtteliselt kutu, et ta on nüüd üks minut aega olnud juba tagurpidi ja ennast püsti ei saa. Ilmselgelt ei suuda ta enam ka mitte kuskile ronida. Kõik! Puuk on kutu, nii et Simsi riided ja Eesti puugid. Super luks lugu. Päriselt, see päriselt toimib. Uskumatu. Esmakatsutus on igatahes väga positiivne, et ilmselgelt see särk sääskedele ei meeldi. Et nad ei ürita siit kuskile sulle peale istuma jääda ja siit läbi pureda nagu mõnedest teistest särkidest. Kui ma vaatan oma vahest operaatoripoisi, siis tema kätte pealt loen ma praegu kokku 4 sääske ja näost veel 2 tükki. Ja terve posu üritab talle kallale minna. Põlved on täielikult sääski täis. Aga minu juures siin ei ole mitte ühtegi. Rõe! See särk ei lõhna mitte kuidagi moodi. Ta on inimesele täiesti ohutu, aga sääskedele ta ei meeldi. Ja kui sellest kõigest on vähe, siis on tegelikult asju, millega saab kaitsta ka oma nägu ja käsi, sest et nende peale kipuvad sääsed ikkagi tulema. Näiteks selline torusall. Pea on kaitstud, kõrvad on kaitstud, sinna sääsed tulla ei saa ja ka siis kindad. Siia saab panna varukad kinni, et sääsed siia liigi ei pääseks. Ja neid riideid on olemas nii meestele kui naistele, mütse, pükse, kindaid, torusalle, mida iganes tarvis peaks olema. Puugid surevad peale ära ja sääsed ei taha isegi kallale tulla. Et Simsi riided on väga mõnusad ka sellisel suvisel palaval päeval näiteks Emajõe peal kalastades, et see materjal on hästi mõnus vastu nahka ja sa kohe tunned, kuidas õhk nagu liigub siin all. Ja lisaks on materjal töödeldud ainega, mis takistab siis ebameeldiva lõhnateket, nii et kui vahel on kas pikem kalastuspäev või mitmepäevane kalastusretk, siis kannatab selle särgiga õhtul telki ka minna, nii et kõik ei pea sealt taisu pärast välja jooksma. Ja peale selle on see materjal siis UV-kaitsega, ehk et sul justkui oleks nagu kogu aeg 50 päiksekreem naha peal sind kaitsmas. Nüüd väga mõnusad kasutada ka muul ajal. Täna on siis plaan pidada sokujahti. Tavaliselt on see ka õudne piin ja vaev, et katsu sa siin hiilida kuskil vaikselt, kui sääsed tahavad viimase seest välja võtta. Et proovime täna siis need Simsi Pakstopper riided järgi, et kuidas nad sääskedele vastu peavad. Praegu tundub küll, et on hästi, sest sääsed tead juba lendavad, aga kuskilt ei söö. Seal selle
Võsariba servas, nagu ikka. Aga ta on juba valvel, ta vaatab meie poole. Sääsed laseks isegi rahulikult hiividest, et Sääski ei tunne üldse näenäinud. Aga Sokk tundis ära, tuul on natuke selja tagant ja läks kaugemale. No pole hullu. Vaatame, kas näeme äkki midagi veel. Nüüd ma olen nädal aega need riided proovinud ja ma olen kaitstud. Puugid surevad peale maha. Sääsed ei taha siia peale isegi istuda, hoiavad sellest eemale. Kui mõni üksik proovib, siis läbida, siis hammustada ei suuda. Peale selle oled kaitstud päikese eest ja higilõhna ka juurde ei tule. Nii et kõik on väga hästi. Julgen küll soovitada, ise hakkan kandma, olen leidnud omale uued lemmikud.